Aitäh, Lauriina ja Romet! Palume lavale õppejuht Ülle Talts. Austatud linnapea, head lõpetajad, kallid kolleegid ja lõpmatult kannatlikud lapsevanemad, vanemad, vanaisad. Missugused teie 5. lend siis olite? Voldemar Panso on öelnud, kui te ei tea, kes on Voldemar Panso, siis küsige klassijuhataja käest või kodus nutikate sõrmedega uurige. Järgmist. Kool pole omaette mingi väärtus. Ta on mõiste, aadress, koolitoad, õppeplaan, tunnikava, koolipingid. Kooli väärtuse määrab alles see, kes on seal õpetanud, kes on seal õppinud. Teie lõpetate täna. Mida olete koolilt saanud? Mida kaasa andnud, sellest räägime tulevikus. Teiega oli põnev ja ega teiega igav ei hakanud. Rõõm ja mure käis ikkagi käsikäes ja see kevad oli pisut liiga pöörane. Olite ühelt poolt erakordsed, teisalt juhitamatud, kes ihkasid vabadust ja iseseisvust, millest ka häälekalt alati märku andsite. Kas teile tuleb tuttav ette? Kui mõni teine tööd ei tee, siis on ta laisk. Kui mina jätan midagi tegemata, siis on mul kiire. Kui teine nõuab oma õigust, on ta isekas. Kui mina kaitsen oma õigusi, näitab see minu kindlat iseloomu. Edu on minu teene, ebaedu süsteemi viga. Võrdleks seda viimast pool aastat pisuhännaga. Ma ei tea, kui tuttavad te olete pisuhännaga, aga kunagi oli see kohustuslik kirjandus. Nii et siis pisuhännaga. Kord oli Vestman peal ja piibeleht all. Siis oli Vestman all ja piibeleht peal. Aga eks elu olulisemad mälestused kasvavad keerulistes aegades ja tehtud vigadest. Nii mõnelgi jääb meelde teist selline väljend 24. tunnil alles. Ning õpetajate ohkamine, kui seda tööl käimist ees ei oleks. Aga see kõik on praegu möödas. Väidan, et nii laiapõhjaline haridus, nagu te siit gümnaasiumist saite, läheb meelest ka kõige õpihimulisemal ja kõige tublimal õpilasel. Edaspidi peate hakkama saama oma mõistusega ja öeldakse, et haridus aitavat säilitada inimväärikust. Haridus on see, mida keegi mitte kunagi teilt ära võtta ei saa. Seega sügisel lähete õppima edasi. Nüüd minu soovid teile. Mitte õigeid valikuid, vaid oskust teha õigeid valikuid. Mitte õnne, vaid tee leidmist õnneni. Mitte edukust, vaid pidevat huvitavat protsessi edukusele. Ja kallis 5. lend, terve aktuse väitel ma jälgisin matemaatikaõpetajate olekut ja teate, nad kogu aeg naeratasid ja nad olid õnnelikud.
hea kolleeg, sa said jälle hakkama. 188 noort inimest said täna kätte oma lõputunnistuse. 3 kuldmedalit, 8 hõbemedalit ja 29 õpilast, kes lõpetasid kiitusega. See poolaasta oli selline teie jaoks nagu Kihnu triibuseelik. Kord triibud läksid heledamast tumedamaks, kord tumedamast heledamaks. Aga täna see on kõik läbi. Ja miks need noored inimesed täna kõik siin on, kes pidid siin olema, siis selles on süüdi teie järjekindlus. Midagi ei saa muidu, tuleb vaeva näha. Halb mälu. See, mis juhtus eile või eelmisel korral, on järgmiseks päevaks või järgmiseks korraks täiesti unustatud. Kannatlikkus. Kui täna ei saa, eks sa siis saad homme. Teie aeg. Kui õhtul 11:30 tulevad õpetajale stuudiumisse või meilile kodused või tähtsad olulised õpiülesanded, siis homme hommikul on tagasiside juba olemas. Või need õhtud või nädalavahetused, kus te istute pastapliiats punane käes. Andestamine. Kokkulepped ei pidanud, eks me sõlmime siis uued kokkulepped. Hoolivus. Kuidas sa jätad hätta? Ikka tuleb aidata. Ja mis lõpuks juhtus? Lõpetajad ei olnud enam õpilased, vaid nad olid meie lapsed oma nooruse, uljuse, rõõmude ja muredega. Ja kõik koos me oleme täna siin õnnelikult. Aitäh teile!